Loodan, et meie mikrofonid on sees ja ülekandeaparatuur töötab. Meil on väga tempokas paneel tulemas praegusel hetkel. Poole tunniga paneme paika selle, mis on digitaalettevõte, mis on digital enterprise ja kas see on järjekordne konsultatsioonifirmade hype või on tegemist millegagi, mis on lõpuks kohale jõudnud ettevõtete tippjuhtkondade omanike tasandile selleks, et seda ka strateegiliselt püüda ellu viia. Väga lühidalt tahaks alustada sellega, et meie panelistid igaüks ütleb kõigepealt, kes ta on, mis organisatsioonist ta on ning püüab hästi lühidalt defineerida, mis tema jaoks, tema ettevõtte, tema sektori jaoks on mõiste nimega digital enterprise. Hakkame sealt poolt peale, Taavi. Ja, tere hommikust. Minu nimi Taavi Veskimägi, Eleringi juhatuse esimees. Esindan sellist klassikalist industriaalettevõtet nagu Elering ehk siis elektri- ja gaasivõrgu süsteemihaldur. Meie nägemus on see, et tulevikus keegi ei tarbi nii nagu ka täna elektrit ja gaasi, vaid kõigil meil on vaja praadida muna või saada tuba soojaks ehk klientidel ei ole tulevikus sugugi tähtis see, et kas selle töö teeb ära elekter või gaas. Tähtis on see, et see energia on seal, mis tähendab seda, et tulevikus energiakandjate vahel vahed kaovad. Tähtis on see, mis tööd ära teeb ja sisuliselt meie jaoks seesama digitaalne platvorm ehk üha vähem liigub energiat ja üha rohkem liigub infobitte, mis võimaldavad energiakandjate tarbimist ja tootmist targemalt juhtida. Ja see, miks ma siia tulin täna ja see, mida ma tahan heas mõttes promoda, on see, et Elering arendab täna sellist platvormi, mille nimi on Estfeed, mis just reaalaja lähedaselt peaks siis kõigis tarbimispunktides tarbitava elektri, gaasi ja kaugkütte andmed ühele platvormile kokku tooma andmevahetuskihina. Ehk siis selle pealt on juba võimalik kõigil, see on selline open access data, kõigil juba võimalik erinevaid rakendusi luua. Ehk et tulevikus, kui Elering on täna elektri- ja gaasisüsteemi haldur, tulevikus me tahaksime olla Eesti tarkvõrgu operaator, ehk sisuliselt mitte ainult liigutada elektrit ja gaasi, vaid liigutada rohkem infot ja vähem energiat. Aitäh, Margus! Ja, minu nimi on Margus Vaino, ma olen Santa Monica Networks Eesti juht. Meie jaoks digital enterprise tähendab võib-olla kahte asja. Ehk et me oleme muutumas sellised integraatorettevõttest trusted advisory rolli. Ehk meie kliendid küsivad sageli meie käest nõu ühe või teise asja kohta ja seal me peame selle teemaga hästi palju kokku puutuma. Meie enda sisepoole suunatud töö ei ole võib-olla nii suur, aga kindlasti ta hõlmab ka selliseid asju, et kuidas efektiivstada oma protsesse, kuidas luua paremaid teenuseid ja nii edasi, nii edasi. Ma arvan, et minu poolt lühidalt kõik. Aitäh! Mina olen Rain Vääna, olen Ragn-Sellsi juhatuse esimees, praegu siis jäätmekäitluse ettevõtte, tulevikus ringmajanduse ettevõtte. Aastad tagasi võib-olla sai öeldud, et jäätmemajandusega kõik lõpeb, siis meie tahame mõelda, et nüüd kõik algab meist, et tulevikus enamusele teist me oleme materjalide tarnijad. Nii et oluline mõttemalli muudatus on ja sellest siis lähtuvalt, et kuidas siis võimalikult paljude klientidega ühenduses olla, kuidas luua selliseid uusi koostöömodeleid, kuidas kaugeneda nii-öelda traditsioonilisest jäätmekäitlusest ja tulla rohkem materjalide taaskasutamise juurde ja millised sünergiad siis klientidega tekivad. Nii et väga palju tegemist just digitaliseerimisega, klientide enda külge ühendamisega ja selliste uute ressursside leidmisega, et kuidas efektiivsemalt majandada. Nii et ringmajandusettevõte on Ragn-Sellsi tulevik. Seega, nagu näete, meil on vähemalt 2 ettevõttel, nad juba tunnistasid ise praktiliselt üles, et nad praegusel hetkel on mingisuguses äris, mis on väga selgelt muutumas ja näevad ka oma ettevõtte tulevikku mingi muuna. Üks hästi oluline asi võib-olla, mis me oleme kõik tähele pannud ja aru saanud, on see, et puhtalt lehelt alustada on hoopis lihtsam. Puhtalt lehelt alustada niimoodi, et ma pakun kas majutusteenust või taksoteenust niimoodi, et mul pole ühtegi taksot tänapäeval, on hoopis lihtsam, kui muuta ennast taksofirmast mingisuguseks uue ajastu digitaalettevõtteks. Ja siit kõige esimene küsimus, ma arvan, meie kõigile osalejatele, et kui keeruline teie sektoris on
see, et ettevõtted, organisatsioonid ja kogu väärtusahel hakkab ühest punktist peale, kus nad praegusel hetkel on ja hakkavad infotehnoloogia, telekommunikatsiooni, side, tarkvara abil oma ärimudelit uuendama. Kas see on seotud kõigepealt ärimudeli uuendamisega või lihtsalt võetakse olemasolev äri ja digitaliseeritakse ära? Kes tahab selle peale kõigepealt reageerida? Lähme sama pidi seekord jälle liikuma. Et ma alustan, ma arvan, et selles mõttes võib-olla isegi tuleks vaadata nagu taha, et ma arvan, et see ka digitaalne ettevõte ei ole niivõrd märksõna, vaid tõesti meie jaoks on märksõna, kui ma rääkisin siin sellest samast Estviit projektist, eks ole, siis meie pakume seal ainult seda andmevahetuskihiteenust. Andmeallikad on väga paljude teiste ettevõtete omanduses, rakendusi ei hakka tegema üldse meie. See on põhimõtteliselt analoogne nagu, ma ei tea, App Store, eks ole. Ja see tähendab seda, et kogu nagu loogika on selline laiem ökosüsteem, kus sisuliselt seesama nagu skaleerimine ka toimub, ehk mida rohkem andmeallikaid me suudame selle andmevahetuskihi külge luua, seda suuremat väärtust ta kõigile osapooltele loob. Ja miks me seda teeme? Ja kus on võib-olla ka see raskus seda tüüpi ettevõttele nagu Elering, et kõigepealt on ta mõttemudeli muutus. Ta on mõttemudeli muutus läbi selle, et ega sellisele tavalisele utilityle ja eriti loomulikule monopolile nagu seda Elering, sellest inimestel ei ole loomulik mõelda nagu, et igal tegevusel peab olema klient. Sa pead mõtlema nagu loogikas, mis on see väärtuspakkumine sellele konkreetsele kliendile. Et iseenesest kõik hakkab ikkagi pihta sellest, et mis on väärtuspakkumine, kes on nagu klient ja mis väärtus see reaalselt loob. Et kui me räägime Estviidist, siis samamoodi, kui me panime seda äristrateegiat kokku, siis me otsisime ka sobivat sellist strateegilist raamistikku, läbi mille seda ärimudelit kokku panna, et just tuua see kliendifookus inimeste mõttesse, mitte ainult meie inimeste, vaid selle laiendatud ettevõtte, kõigi meie partnerite võrgustiku mõttesse ja tõesti see väärtus oleks siis ka rahaliselt mõõdetav, et see sama Estviidi väärtuspakkumine, ta on väärtus tarbijatele läbi selle, et nad suudavad reaalselt oma energiatarbimist paremini juhtida, ehk nad tarbivad vähem energiat ja siis, kui ta on odavam tootjatele, teades, kui energiaturg, kui suure surve all on, elektrihinnad väga madalad, et ta võimaldab tootjatel toota odavamalt elektrit ja õigemal hetkel toota elektrit ja võrguettevõtjatel loomulikult mitte üle investeerida. Ehk sisuliselt on võimalik juhtida tarbimist, mitte investeerida võrku, et ta rohkem laseks võimsusvooge läbi. Et kindlasti ta on nagu palju rohkem kui ainult selline digitaliseerimise rakendus. Ta on eelkõige utility jaoks sellise mõttemudeli muutus ja uuesti defineerimine, et mis väärtust me tegelikult kliendile loome, mis töö klient tahab saada tehtud selle teenuse põhiselt, mida me pakume. Taavi, kas sel juhul, kui te tegite oma strateegia uuendamist ja mõttemudeli taas uuendamist, kuivõrd olulises punktis ja kas üldse tuli teil, oli strateegia laual ka see, mida võimaldab praegusel hetkel infotehnoloogia ja kas need muutused, mis me tahame teha, kas see kliendi väärtuspakkumine, kas see strateegia muutus, kas see mõtlemismudeli muutus, kas see on toetatud infotehnoloogia võimalustega? Meie tänase andmevahetuskiht, mida me teeme eelkõige koos küberneetikaga, selles mõttes ta on unikaalne. Ehk et seda tööriista ei olnud olemas, aga meil oli arusaam, et seesama energiatõhusus, see väärtuspakkumine, mis meil kliendil on, et siuke tööriist on võimalik tavalise sisuliselt andmete jagamisplatvormina luua. Et ma arvan, me võtsime selle eelduse, et ikkagi kõigepealt nagu äristrateegia ja siis nagu tööriistaks, et me ei piiranud ennast nagu tööriista kasti valikuga, et kas seda on või ei ole. Üks asi veel sulle. Eleringi, kui pikk on teie mõtlemismudel? Kas sa mõtled 5 aasta, kas sa mõtled 10 aasta, kas sa mõtled 20 aasta perspektiivis? Kui kaugel on horisont sinu jaoks ajaliselt? Jaa, ma sain aru.
kui me seda äristrateegiat tegime, siis me panime endale ajahorisondi sellised milestone'id 2020, 2025, 2030. Et sellises, ja tõenäoliselt, et arusaamine, et pidev muutus on ka reaalsus ja tõesti, et võib-olla miks meile on ta natukene, ja ma arvan, et see on tegelikult muidugi igas sektoris nii täna, et miks ta natukene on kergem see transformatsioon, sest kõik saavad aru, et energiasüsteem on sellises revolutsioonilises muutuses kogu maailmas, eks ole. Kui vanasti oli selline energiasüsteemi mudel, et oli elektrijaam, oli ülekandevõrk, oli jaotusvõrk, oli tarbija, eks ole. Täna on hajatootmine ühelt poolt, eks ole, et on nii-öelda prosumerid, eks ole, kes ise nagu nii tarbivad kui toodavad, väga palju energiat ei jõuagi põhivõrguni, et sellest lähtuvalt ka võib-olla see surve, et meie senine teenus, ülekanne, kanname, meie nii-öelda rahamudel on see, et mida rohkem energiat võrgust üle kantakse, seda rohkem me teenime. Põhimõtteliselt, kui tootmine ja tarbimine mõlemad kuskil jaotusvõrgu taseme, siis ta põhivõrku piltlikus energiavoona ei jõuagi. Järelikult me peame ka oma ärimudelit nii-öelda ümber mõtlema, et mis on tulevikus nii-öelda see teenus, mida me oma kliendile pakume. Et iseenesest see taustsüsteem aitab alati tekitada sense of urgency, et see sense of urgency on natukene nagu seal ja kindlasti tippjuhi ülesanne on seda pressi tänases sellises kiirelt muutuvas maailmas juurde tekitada, et meie jäämägi sulab, et tuleb midagi teha teisiti. Aitäh selle pika seletuse eest. Minu jaoks kõige olulisem oli öeldud ära esimese lausega. Eleringi ja kogu elektri- ja energiatootmis perspektiiv on pigem 10-15 aasta kaugusel. See tähendab ka seda tegelikult, et mis iganes strateegiat, ka digitaalstrateegiat ettevõte teeb, ta ei saa lähtuda tegelikult nii-öelda tehnoloogilisest determinismist ehk sellest, et mul on uus lahe infotehnoloogiline platvorm, selle peale ma ehitangi enda uue strateegia, sest et kuna tehnoloogilised platvormide elutsüklid muutuvad üha lühemaks ja lühemaks, siis sul ei ole võimalik mitte kunagi tehnoloogiast lähtuvalt 15 aastast strateegiat või ärimudelit teha. Kuidas teil on? Teil autod puravad ringi, prügi tekib üha rohkem maailma. Kas teil on ka tehnoloogia on see, mis determineerib või vastupidi, on teil mingisugused strateegilised muudatused? Kui keeruline on prügiäris, kui niimoodi koledalt öelda, seda tehnoloogiat rakendada? Hästi lihtne on. Et tegelikult ülesanne on lihtne lihtsalt. Et kui nüüd tõsiselt rääkida, siis tegelikult see pool on jah lihtne, et jäätmeid tekib üha juurde ja lihtsalt, et tulevikus, kuidas me neid siis käsitleme, kas nad on jäätmed või hoopis võimalus on ja mis meie jaoks kõige suurem muudatus ilmselt ongi see, et kuidas olemasolev süsteem ümber ehitada selliselt, et me käsitleks kõiki meile saabuvaid jäätmeid võimalusena, materjalina, ja see hakkab pihta sellest, kuidas autojuhid kõigesse sellesse suhtuvad, kuidas kliendid suhtuvad ja nii edasi. Kunagi poliitik Rainer Vakra ütles 2 aastat tagasi vist välja, et jäätmed on ressurss Eestis ja siis ta unustas lisamata, et siis kui neid sorteeritakse, siis saab ressurss nendest. Nii et meie ülesanne tegelikult lõppkokkuvõttes Ragn-Sellsi eesmärk peaks olema jäätmeid vähendada ehk jäätmed tekke vastu võidelda. See tundub nagu täiesti ebaloomulik, aga mõnes mõttes see on seesama, mida Taavi ütles, et enam ei ole seda traditsioonilist äri, et veame võimalikult palju jäätmeid, vaid küsimus on selles, et kuidas kliendile väärtust hoopis kuskil mujal luua. Ja see toimub kõik läbi, enam ei ole autosid, ei saa osta, see on traditsiooniline. Mis siis järgmiseks, kus see klient selle väärtuse saab, kui tal ei ole enam jäätmeid nii palju? Miks ta siis ise ei müü otse tootjale? Ju tal on mingid teadmisi vaja. Aga võib-olla ta müübki tootjale, meie lihtsalt oleme, kes selle süsteemi üles ehitavad. Jube hea on mõelda, et tegelikult mitte midagi pole olemas. Et kõik, mis oli traditsiooniline, seda homme ei ole. Prügiveokid jäävad veel aastateks, aga mida nad veavad, see on omaette küsimus. Ja kas nad toovad ka midagi? Ja kas toovad midagi, võib-olla hakkavad pitsat koju tooma, et me ei tea. Mis on iseenesest täiesti loomulik. Või taas kasutavad koha peal, et nagu see toidujagamisteenus on juba olemas. Ja võtab pakendi kaasa ju. Täpselt, aga hea on mõelda, et see on ühtpidi huumor, aga umbes niimoodi me endal maja sees arutamegi, et mitte midagi tegelikult pole olemas ja ükski asi pole võimatu, sest IT-osakond meil on fantastiliselt hea, aga nende puhul on ka ju minu arust kõige kihvtim mõelda, et pole veel leiutatud seda, mida meil vaja on. Ja see mõttemall võiks olla kõikidel töötajatel. Et siis me jõuame päris kaugele. Räägime nüüd IT-st, et kõigepealt, kus kohas paikneb üldse teie organisatsioonis IT? Kas ta on... Seal. Ta istub saalis, sellepärast ma kiidan teda praegu. Selge. Aga tulles nagu tagasi selle ettevõtte juhtimise strateegia juurde, kas sa julged ütelda, et Ragn-Sells on teel Digital Enterprise, digitaalettevõtte poole, ehk siis teisenu, kas IT on teie jaoks strateegilist konkurentsieelist tekitav
valdkond? Eelmine aasta veel ei oleks julenud, aga see aasta võin julgelt öelda, et peale seda, mida IT-juht strateegia koosolekule rääkis ja kuidas ta on nagu oma maailma ka muutnud nagu selles suhtes, et ei ole nii-öelda traditsioonilist IT-d enam, et siin on süsteemid, nii nagu sa ütlesid, et siin on mingi plokk ja seda hakkame juurutama, vaid pigem ongi see, et mõtleme siis, et mis see äri on kõigepealt, vaatame ärile otsa, kes me tulevikus oleme ja siis nagu IT tuleb järgi, et katsume siis selle kuidagi ära digitaliseerida, nii et see mõttemall mulle tohutult meeldis. Räägi, kuidas juhtus niimoodi, et strateegia koosolekule lasti IT-juht? Miks ta lasti? See suur viga, aga ei, tegelikkus on nii, et kuidas me strateegiat oleme alati teinud nii, et on IT-juht ka juures olnud, aga see aasta me tegime niimoodi, et esimene just pool... juures olnud. Et esimene pool tegime äripoolega selgeks, mida ettevõte vajab, kuhu me areneme ja teine pool oli siis see, kus me kutsusime tugiteenused juurde, sealhulgas ka IT ja siis rääkisime neile selle loo ära, et kuhu me nüüd minema tahame hakata ja siis minu üllatuseks oli see, et hästi suur nagu entusiasm ja sünergia just selles, et enam ei olnud nagu piiranguid. Tekkis hästi palju nagu uusi mõtteid, et kuidas edasi liikuda. Tuleme veel tagasi selle juurde, et ma saan aru tegelikult, et Ragn-Sells ei ole mitte Eesti ettevõtte pelgalt ja ei tegutse mitte ainult siin lõplikul turul, vaid palju strateegilisi, ärilisi ja ka tehnoloogilisi otsuseid langetatakse kontserni tasandil. Ja selle keerukuse ja komplekssuse tuleme eraldi tagasi. Margus nõustajana, kellel on kliendibaas, kes ümberringi vaatab, kui palju ettevõtteid sa näed selliseid, kes on endale sõnastanud praegusel hetkel aastal 2016 siin sinu klientide seas eesmärgi, et ma tahan, et infotehnoloogia oleks mu strateegiline konkurentsieelis, on mõistnud seda ja otsivad tegelikult viise ja lahendusi, kuidas sellest päriselt endale ka ärilist võimendust saada. Seda konkreetset numbrit on väga raske öelda. Ma arvan, on need tekkinud? Kindlasti on, et ma arvan, viimase aasta jooksul me oleme näinud väga selgelt seda, et üsna palju selliseid IT-otsuseid või tehnoloogia otsuseid tehakse juba juhtkonna või ettevõtte juhtide tasandil. Ja sageli me näemegi seda, et see paneb IT ja IT-juhi sageli uude rolli, et see kohati tekib isegi võib-olla teatud määral nagu vastuseis, ehk et piltlikult öeldes tuleb äripool ja ütleb, et me tahaksime saada seda nüüd ja kiiresti. Ja IT ütleb, et aga meil kulub selleks aega 3 kuud, 2 kuud implementeerimist ja veel kuu aega igaks juhuks testimist. Et seal tekivad sellised nagu nüansid sisse. Nii et see on trend, mida me näeme, mis muutub kindlasti, aga kindlasti on nagu jäänud seda, et juhtidel on raske aru saada ikkagi tehnoloogiast. Juhina on sul raske öelda, et kus see tehnoloogiline eelis heitub. Et sa saad võib-olla sellest ärilisest aru, aga kuidas nüüd tehnoloogiat seal õieti kasutada. Et see on hetkel minu meelest üks selline vaakum või tühimik. Aga kas nad peavad, kas juht peab nagu aru saama, et nüüd on, ta kuuleb nagu buzzwordi tasandil seda, et kuskil on olemas asi, mille nimi on cloud või pilv ja kuskil on nägin, API kirjutatakse 3 tähte API ja siis ütleb, et läheb tööle tagasi, ütleb IT-juhile, kus on meie API, näita. Ja siis... See ongi, et ma usun täiesti, et kui juht puhtalt delegeeriks selle ära, siis ei tule seda asja. Et ta eeldab mingi määral ikkagi teataval määral, et keegi võtab selle rolli, võtab selle kas innovatsiooni või selle digital enterprise'i juurutamise rolli või selline tehnoloogia eestvedaja rolli, lipuga mineja roll peab olema. Kas see juht ise või keegi teine, aga see roll peaks olema kuskil. Tulemegi nüüd su kliendi juurde. Kas sa näed seda, et IT-juhtidest kasvavad ettevõtte strateegilised juhid, kes mõistavadki ettevõtte äri või kas pigem on seda, et ettevõtte juhid hakkavad üha rohkem ja rohkem IT-st A huvi tundma, aga B mõistma tema strateegilist rolli? Ma usun, et tekib mõlemat. Ma arvan seda, et hästi palju on näha juba, et IT-juhtidest on saanud hea partner juhatusele, juhtkonnale, mis iganes. Ja teiselt poolt kindlasti, et juhtide arusaam hakkab muutuma, juhid õpivad ja saavad aru sellest, et see on oluline valdkond, et see võib-olla ei ole nagu valdkond X, millega ma lihtsalt peaksin tegelema ja katsun kuidagi sellest nagu kaelast ära veereta, vaid see tegelikult loob mulle ärile lisaväärtust. Nii et sellepärast ma usun, et toimub mõlemad protsessid toimub paralleelselt. Ehk et IT-juhid muudavad oma kompetentsi taset ja ka juhid arenevad ja liiguvad selles suunas. Taavi, kuidas teie ettevõttes? 2 reflektsiooni võib-olla siia minu arust väga oluline teema, eks ole, juhtimine ja HR mõneti, eks. Ja kindlasti esiteks, mis puutub juhtimist,
et ega siis ka seda tüüpi ettevõttes, nagu võrgustikettevõte on, et ei ole selline command and control, eks ole, et juht on kuskil üksinda mingis nii-öelda kuskil silos, eks ole, ja kellegiga ei suhtle. Et ma arvan, et vähemalt nii, nagu meie töötame, et sa ju ei taha kuidagi replikeerida endasugused inimesi juhatusse, vaid sa sisuliselt ikkagi teedki need otsuseid kollektiivselt, et sul peab olema erinevate pädevuste nagu komplementaarsus. Ja kindlasti nagu IT-pädevus, eks on selles mõttes nagu horisontaalne ja läbiv kõigis valdkondades. Ja mis puudutab nagu HR-i poolt, siis ma küll ütlen, et üks meie näiteks teenus, me pakume elektri- ja gaasisüsteemi juhtimisteenust ja kui me täna inimesi värbame, siis meil kuskil 95% on elektroenergeetika taustaga inimesed, eks olnud ajalooliselt. Täna näiteks me juhtimiskeskusesse ei võta enam, ei ole see must, et sa pead olema elektroenergeetikaga pädevusega, sa võid olla ka IT-pädevusega ja me õpetame elektroenergeetikat juurde, et nii palju on selles nii-öelda põhiteenuses juba muutunud tänapäeval, et ei ole nagu aru saada, et kumb on põhi ja kumb on nagu toetav. Ja tõenäoliselt see väärtus luuaksegi nende kahe asja sellises nagu koosmõjus, kus on piiriala, kus on selle elektroenergeetika ja IT mingi piiriala, seal tegelikult luuakse mingit väärtust, sükest unikaalset väärtust. Et ta ei olegi nagu eraldi vaadeldav enam. Tuleme oma alles jäänud aja jooksul veel ühe olulise teema juurde, see on küsimus motivatsioonist, mis motiveerib ettevõtteid seda rasket tööd, keerulist üha komplekssemaks ja keerukamaks muutuvat tööd ette võtma, eriti olukorras, kus, nagu Taavi ütles, tegemist on tema jaoks loomuliku monopoliga, ettevõttega, kes ei konkureeri vabaturul ülejäänud ettevõtetega või võib ka niimoodi öelda, et ka sinu ülejäänud ettevõtted, kes osalevad sellel turul, ka energiatootjad, on kujul või teisel eksisteeriva turuosa kas hoidjad või marginaalsed ühte või teise punkti liigutajad. Ja Ragn-Sells, ka teie olete ju tegelikult lõplikul territooriumil, lõpliku hulga klientidega tegutsev ettevõtte, kelle jaoks võib öelda, et aga mis siis juhtub, kui ma lihtsalt sõidan ringi ja korjan selle prügi kokku, sorteerin selle ära, mu turuosa on tagatud mulle läbi võidetud hanke ja see, mis ma sealt rahana kätte saan, ei muutu olulisel määral sellest, kui ma hakkan korraga selliseid infotehnoloogia supereelisrakendusi ajama. Et mis teid motiveerib infotehnoloogiat rakendama olukorras, kus seadusandja ei nõua seda, ühessegi hankesse ei ole sisse kirjutatud, et te peate IT-sse 4% oma käibest investeerima, teil puudub kohustus selleks, aga ometi hakkate tegema. Mis on motivaator? Võib-olla 3 asja, et esiteks see, et kuna väärtused, et kuna meie väärtus on see, et me tahame, kui meie peamine ülesanne on tagada Eesti tarbijate energiavarustuskindlus, meie jaoks on väärtus selgelt see, et me teeme seda turupõhiste lahendustega, mida efektiivsem on turg, seda paremat teenust läbi varustuskindluse. Kus kohas väärtused nagu tõkkisid? Seadusest on kuskil tulnud? Ei, ma arvan, et see on ikkagi, et see on selles mõttes organisatsiooni omavaheline kokkulepe. Juhtimiskultuur, mitte... Täpselt, eks ole. Et üks on nagu see, ma ütleks, see on nagu vastutustunne, et me oleme kokku leppinud, ja see ongi professionaalne vastutus võib-olla, ütleme, et jaa, me teeme seda. Teine, ma arvan, on selgelt see, et me tajume, et see keskkond, kus me oleme, on muutuses ja tõenäoliselt ka meie äris konkurents on üha kasvav. Aga palka keegi rohkem ei saa, kui te IT-d rohkem teete? Ei saa. Okei. Aga mis siis motiveerib neid ikkagi? Aga efektiivsus? Jah, kindlasti selles mõttes, aga ma arvangi, et see efektiivsus tähendabki nagu mitte niimoodi, et efektiivsus eurodes mõõdetuna, nagu lühikeses perspektiivis efektiivsus eurodes mõõdetuna, vaid ta ikkagi nagu selgelt on strateegiline. Äri muutub, me tahame olla selles äris Euroopa skaalas nagu frontrunnerid. Sama Estvid, millest me räägime, üheski teises riigis ei ole nagu mingit sellist unikaalset rakendust, et ulgituru liberaliseerimise benefitid viia nagu jaeturule tehtud. Printsiibina meie ei lähe teda kunagi skeilima Portugali, aga tegelikult see tuleb võimaluse teile minna ja teha samasugune asi kuskil Portugalis ära. Ehk et ma arvan, et see ongi nagu vastutustunne. Teiseks on see ärimuutus ja kolmandaks ärimuutus selles loogikas, et oma klienti paremini teenindada. Et see klient oleks ka tulevikus meiega ja see loob meile sotsiaalset kapitali. Ja on see kolmas asi, ma arvan, mis ei ole vähetähtis ja ilmselt te ka ise teate oma sektori põhiselt super hästi, hoida oma inimeste silm säramas.
et hoida oma tiim tegelikult motiveerituna. Me teeme kihvti asju, me teeme unikaalseid asju, eks ju, ja see on ka mingis mõttes niisugune iga meeskond töötab siis, kui tal on mingi selge eesmärk, sa liigud temaga kuhugi suunas, on ju. Ja see on nagu defineeritud suund, kuhu suunas me tahame liikuda, see hoiab meeskonna kuidagi ärksana, hoiab avatuna muutusteks, mis võimaldab meil tulevikus teha veelgi kihvtimaid asju koos. Harva juhtub olukord, et IT paneb silma särama, tavaliselt IT ajab nagu inimesed paaniliselt hirmu täis ja jooksma. Margus, sinu kliendid, miks nad on motiveeritud infotehnoloogiat rohkem kasutama ja strateegiliselt? Mis need motivaatorid on neil? Ma arvan, et see on täpselt, et kas sa lähed IT-d või hakkad seda kasutama rohkem või sa sured välja. Kas nad saavad aru sellest niimoodi? Ma usun, et kindlasti saavad. Juhid on ikkagi alati nutikad, nad jagavad. Aga millal see juhtus? Sest et oli aeg, kui meil ei olnud IT-d, oli aeg, kui meil oli IT, aga arusaamist ei olnud ja nüüd on aeg, kui meil on IT-d üha rohkem ja korraga ka mingi arusaam. Millal see juhtus korraga? Raske öelda. No 5 aastat tagasi või 3 aastat tagasi või käis see klõps nüüd korraga? Ma arvan ikka vast, ütleme, et kui ikkagi tekkisid rohkem pigemast, kui hakkasid tekkima esimesed andmed, tekkisid andmevahetused, et siis, et ennem seda ei olnud väga palju, et ma arvan seda, ja võib-olla ajalises mõistes võib-olla ütleme, ma ei tea, huppi 10 aastat tagasi, eks ole, et tasapisi on tekkinud see. Aga pigem ma arvan, et mis on juhtepand tegevusema on see, et tulevad nii-öelda turule sellised ettevõtted, kes lõhuvad ärimudelid ära. Näiteks Spotify või Apple, kes siis ühel hetkel hakkasid pakkuma oma laule ja lõhkusid sellega traditsioonilise plaadimüügi põhimõtteliselt ära. Et need muudatused panid kõiki ringi vaatama ja aru saama, et aha, nüüd midagi toimub. Ja kindlasti on see, et juhtide tekitas ka ühelt poolt sellist nagu, kus ma ütlen, muret, mis saab minu äärist. Ja nii lihtne see vast ongi. No me oleme Eestis hästi palju rääkinud sellest, et kas selleks driveriks võiks olla selline kole välismaa sõna nagu produktiivsuse kasv ehk siis nagu lisandväärtus või üldse kas või nagu käive ühe töötaja kohta. Et jah, produktiivsust on võimalik hästi lihtsalt kasvatada, kui sa lihtsalt jätad, käive jääb samaks, aga vallandad 10% töötajatest, kohe plaksti produktiivsus kasvas nagu mühinal. IT-sektor on seda ühe korra kogenud. Hilistel 2000-ndatel aastatel, kui meil käis üks koondamislaine üle suuremate telekomi ja IT-firmade ja voilà, ühe aastaga meie IT-sektori produktiivsus kasvas kohe kõvasti üles, millegi arvelt. Koos ettevõtete teadlikkuse kasvuga on juhtunud aga teine asi. Nõudlus spetsialistide järele on väga järsult hakanud kasvama ja samas see supply pool, see pakkumine spetsialistide järele, ülikoolidest välja tulevad, rakenduskõrgkoolidest välja tulevate inimeste arv ei ole sisuliselt muutunud. Pigem on, kas paremal juhul on stabiilne, halvemal juhul me võime näha seda, et tööandjate soov, ootused ei ühti tihtilugu diplomi saajate kompetentsidega ja see on ka üks põhjus, miks võimalikult varases faasis hakatakse inimesi IT-spetsialiste enda külge juba angažeerima, et nad mõistaksid, millega on tegemist ja oskaksid võib-olla ka need viimased aastad oma koolis paremini õppida. Mis see lahendus oleks sinu arvates? Kas üks ettevõte saab hakkama ka sellise digital enterprise strateegia tegemisega nii, et tal ei olegi oma IT-osakonda, et ta täiesti outsource'ib selle välja, ütleb, et näe, siin on meil 4-5 partnerit, kes teevad mul kõik ära ja käivad mul aeg-ajalt siin nagu aru andmas. Oled sa näinud selliseid firmasid, kes saavad hakkama oma DI-strateegia elluviimisega ilma, et neil oleks IT-osakonda? Sinu enda ettevõtte Pokupay ei ole mitte see hea näide. Kuule, meil paraku on juba väga, ütleme, IT-kompetents on nagu strateegiline ja kõige olulisem. Jah, on küll võrgustik olemas, on olemas asju, mida me ei oska. Me kasutame siin ka saalis viibivad inimeste abi selleks, et oma anti-fraud engine'id pidevalt tuunida ja turvalisust ajada, aga ta on strateegiline kompetents ja ma arvan, et igakuistest kuludest oluliselt suurema moodustab infotehnoloogia spetsialistide palgafond versus nagu turundus- või tugiteenuste inimeste palgafond. Ehk et tegelikult sa vastasid küsimuse ära. Ehk et IT on muutunud strateegiliseks ja seda ei saa välja anda. Sa võid anda üksikuid lõike, väga spetsiifilisi valdkondi, turvatestimine,
mis iganes, eks ole, et neid saad sa välja anda, aga kuna ta on muutunud niivõrd strateegiliseks, core kompetendiks, siis ma arvan, mina usun seda, see on minu enda usk, et see peaks jääma ikkagi ettevõtte sisse ja sellele peaks omama head sellist kontrolli ja seda suunama ja arendama teadlikult. See on väga ilus, kust need inimesed tulevad siis, kui meil on tööturul praegusel hetkel nõudlus 5000 spetsialisti järele, kohe tuleb koolist välja väga tubli 420 lõpetajat koos pädeva diplomiga. Ma arvan, et seal peaks toimuma oma hariduses mingi väike muudatus. See võtab aega. See võtab aega. Ma arvan, et neid tuleb kasutada hakata. Need inimesed peavad ikka tulema väljast, et kui meil ütleme iga järgmise 10 aasta jooksul, iga aasta 6000 inimest läheb tööjõuturult rohkem ära, kui juurde tuleb, siis no ütleme, et summa summarum lihtsalt ei kätku, eks ole. Sellesse poliitikasse praegu sisene. Ma viskasin selle intriigi ühte. See on meie kõigi jaoks ammu mõistetav asi juba ja teema. Nüüd teie puhul, kuidas teie olete motiveeritud ja veel kord üks teema, te olete kontsern ja ma saan aru, et ka sina pead käima Ragn-Sellsi Eesti juhatuse esimehena istumas, kaitsmas enda mitte ainult eelarvet, vaid ka IT-eelarvet, IT-arendust kontserni tasandil. Kuidas kontsern kui selline nagu jõuab selle tasandini välja? Mis teie motivatsiooniks on nii Eestis kui ka Ragn-Sellsis laiemalt tegeleda infotehnoloogiaga? Ma hakkan võib-olla natuke kaugemalt tulema, et kuidas motivatsioon tekib, siis üks on, nii nagu siin räägiti, kultuuriline pool, et kui vaadata tuleviku juhtimist, siis enamus juhtimist käibki läbi kultuuri, et kui me teame tänapäeval neid start-up'e ja nii edasi, siis seal ei ole niisugust klassikalist hierarhiat, kus on juhatuse esimees ja nii edasi. Väga tihti on seal lihtsalt kollektiivid, kes teevad mingid ülesanded, lahendavad ära, vähemalt nii olen mina asjadest aru saanud. Nii et mina järjest rohkem oma juhtimiskultuuri üritan ka selliseks muuta, et minu kohalolek ei oleks enam kriitiline, et inimesed nagu ise võtaks ette just selle kõige innovaatilisema osa ettevõtte arendamisest. Ja ilmselgelt minu teadmised ei küündi kaugeltki sinnamaani, kus on IT või teised selgemad ajud, kes meil ettevõttes on. Teine pool on see, et kui võtta seda, et kus tekib motivatsioon meile endile inimestele, siis mina enda jaoks olen selle hästi pragmaatiliselt lahti mõtestanud. Digitaliseerumine või digitaliseerimine, minu jaoks ettevõtte digitaliseerimine, minu jaoks nende tööjõumahukate või vigade rohkete tegevuste oluline vähendamine läbi digitaliseerimine. See on minu jaoks pragmaatiline lähenemine, see annab mulle väga selge motivatsiooni, sealt tekib kasum. Minu jaoks kasum on väga oluline. Loomulikult inimeste rahulolu ja kõik see ka, aga me kõik tegutseme selle nimel, et ikkagi ettevõtte kasumlikult toimiks. Kui nüüd kolmandaks rääkida sellest, et kas ma Rootsis käin ja IT-strateegiatest räägin ja nii edasi, siis kuni eelmise nädalani ma kuulusin Ragn-Sellsi grupi IT-ettevõtte nõukogusse ja ma tulin ära sealt. Ühel lihtsal põhjusel, sellepärast, et mul on tunne, et me oleme siin palju rohkem teinud ja meie IT ja see, kus meie oleme jõudnud, on lihtsalt mitu sammu eespool. See on nagu halvasti öeldud võib-olla avalikkuse ees niimoodi välja, aga teistpidi mulle meeldib Eestis see asi, et me oleme nii väiksed ja me saame edasi minna. Vot see on sõnum minu inimestele ja teile kõigile ka, et mitte midagi ei piira meid ju. Ja ega siis omanik Rootsis ka lõpuks ütleb, kuulge, see on liiga hea idee, et ärge veel minge sellega, et teile toob raha sisse. Tema vaatab lõpuks see, kas joone alla jääb või jää, ja palju me siis investeerime selleks, et sinna joone alla seda summat tekitada. Siiamaani Eestis majandustulemused kasvavad, me oleme viimase 4 aasta jooksul kasvanud 40% langeval turul, nagu sa ütlesid, ja nii-öelda lõplikul turul, millega ma nõus ei ole tegelikult. Nii et selles mõttes on omanik tark, ta annab vabad käed. Mehed, tehke, kui te oskate paremini teha. Ja teiseks on muidugi see, et Eesti on 5% kogu grupi käibest, et lõpuks, kui see laks käib, võib-olla ei olegi nii hullu, et ülejäänud ju säilib kõik. Ümardame iga lihtsalt, eks ole. Jääte lubatud vea piiresse. Samas midagi teda siia tõmbab ja just see Eesti EAS kutsus teda näiteks külla siia, vedas viis mööda IT-ettevõtteid ja laulupeole isegi ja nii edasi. Ta sellest 2 aastat hiljem ka veel räägib, et näete, Eestis oli niisugune asi ja siiamaani ta osaleb meie nõukogu koosolekutel, kuigi see on ainult 5% kogu ettevõtte käibest. Nii et midagi, mis me Eestis teeme siin kambakesi, midagi talle tohutult meeldib. Üks asi, mida sa mainisid ja mille ma võtaks nagu järgmiseks ringiks üles, on olemasolevate protsesside ridisainimine, ümber mõtestamine ja efektiivsemaks muutmine ja digitaliseerimine, inimeste vigade vähendamine selle sees. See on arusaadav. See tõenäoliselt, nagu ikka öeldakse, et kui sa teed sama asja, aga tõhusamalt, on sul võimalik 5% odavamalt teha, 10% odavamalt teha.
aga 100% odavamalt ei ole võimalik teha, et see on see vana Dilberti koomiks, kus tutis juustega boss mõtleb, et põhimõtteliselt, kui ma viiksin oma kulud nulli, siis break-evenisse jõudmiseks ei oleks mul mitte midagi müüa vaja. Et see on nagu selline üks variant olemas, et kuidas nagu break-evenisse jõuda väga halva müügitulemuse korral, kui keegi su kaupa ei taha. Aga tegelikkuses väga paljud ettevõtted ju vaatavad ühelt poolt olemasolevat äri ja selle tõhustamist, aga avastavad seda, et kui ma lisan juurde ühe uue valdkonna ja veel ühe uue valdkonna, siis see toob mulle 10%, 20%, 50%, võib-olla 100% kasvu, uut kasvu täiendavat juurde. Kas ja kuidas teie ettevõte lisaks sellele, et ta pühendab efektiivsuse otsingutele, tegeleb ka uute valdkondade otsingutega ja kas seal on ka mingisugustki komponenti kuidagi sees IT-l, kui energeetikas on väga pikad arendustsüklid, kas teil on ka sellist kiire madalal rippuvate viljade noppimise võimekus, siuke low hanging fruit, võtan, keeran oma organisatsiooniprotsessi sisse ja kohe on mul uus asi olemas, kas või seesama pitsade koju vedamine prügiautoga. See oleks tõesti äge tulevik, kui nii oleks, et võib-olla siis küpsetaks ka koha peal juba, aga tegelikkuses ei pea üldse nii, vaata, mis mulle tundub, ma olen nagu hästi lihtne inimene, ma väga palju IT-st ei jaga, aga ma jagan sellest, kuidas meie äri toimib, on ju. Ja õnneks mul on jube head nõuandjad, kes ütlevad, kuidas siis IT sinna juurde toimib, aga minu arust nagu olemasolevate süsteemide kaasajastamine, seal on juba nii palju varu peidus, on ju, et kas või seesama, mis ma rääkisin, see tööjõu mahukad kohad ja vigade probleem, on ju. Siis Ragn-Sells on turul tuntud ettevõte, me teeme aastas kuskil 2 miljonit tühjendust, teenindame 2 miljonit nii-öelda klienti ja me teeme seal vigu. Ja kui sa mõtled nende vigade arvu peale, ma ütlen neid täna välja, siis ma tean, et see on üks koht, kus ma hoian kokku nagu märkimisväärse summa raha, kui ma suudan seal välja mõelda süsteemi, kuidas nende vigade arvu vähendada. Järgmine on see tööjõu mahukad kohad, et kuidas ma saaks vähem autojuhte ja nii edasi, et see meil ei räägi 10%, me räägime suuremast mahust. Ja teine pool, need madalalt rippuvad õunad, need on olemasoleva äri lihtsalt teise pilguga vaatamine, et juba see aitas, kui me ütlesime, et me ei ole enam jäätmekäitlusettevõte, vaid me oleme ringmajandusettevõte ja sealt tekkis tohutult palju töötajatel järsku hakkasid silmad lahti minema, klientidel ka meie koos, et kuulge, aga see asi, mis me siiamaani oleme ära visanud, et tegelikult kui natukene nii-öelda siluda, mõelda mingi seade välja, kuidas seda natuke töödelda, kasu on mõlema poole tohutult suur. Loomulikult ma ei hakka rääkima, milliste materjalidega täna tegemist on, aga lihtsalt, et seal on niivõrd palju võimalusi ja see kõik, nagu sa ütlesid, langeval turul tegelikult meie kasv on tulnud suures osas just nende uute õunte noppimises. See on hästi huvitav näide praegu hetkel loodi. Ma tahaks korraks tagasi tulla küsida, et kuidas te tulite selle peale, et oma töötajad ütelda, et me ei ole jäätmekäitlusettevõte, vaid me oleme ringmajandusettevõte. Kes see kurat tuli nagu selle peale, et inimestel nagu seda liivakasti suuremaks teha, kus nende mõtted võivad liikuda? See oli hästi kihvtid, need strateegiapäevade arutelud olid sellised. Ise mõtlesite välja või oli kuskil? Ma kohe jõuan sinna ka, et arutelu käigus oli laual see, et me nii edasi minna ei saa, ja siis teiselt poolt oli nagu grupi tasandil ka mingi niisugune mindshift, kus omanik ütles ka, et nii ka edasi minna ei saa, ja siis tema ütles nagu sellist asja, et teeme edaspidi nii, hästi pika lausega, et jäätmed oleksid väärtus, siis me hakkasime lugema, vaatame, mis maailmas pakutakse ja siis tuleb välja, et Euroopa Liit hästi tugevalt praegu surub seda teemat, seda ringmajandust, see on väga tugevalt toetatud ja siis mõtlesime, et aga Ragn-Sells võiks ju esimene olla selles valdkonnas, et meid edaspidi seostataks sellega, et kui me räägime ringmajandusest, kõik ütlevad, Ragn-Sells tegeleb sellega juba, ja teised on siis jäätmekäitlejad. Ja vastavalt sellele tekib ka hinnastamine, et vastavalt sellele meie loome väärtust, teised loovad kulusid. Väga lihtne ja sealt juba, kuidas siis inimesel kuni autohini välja, et vau, et ma ei ole enam prügivedaja, et tegelikult ma vean mingit väärtust kohale. Ja loomulikult see ei olnud niimoodi, et nagu ma nii ütlesin kohe, et me oleme sellega nüüd üle 2 aasta tegelenud nagu seda kultuuri juurutada. Järjest ma näen, kuidas lauale tekivad niisugused ideed, et kus on raha peidus, kus on need madalad õunad, mida me enne ei näinud lihtsalt seepärast, et me käitlesime kõiki asju nagu jäätmeid, me suhtusime kõigesse nagu jäätmetesse. Sellega sees on üks huvitav lugu, on see kuulus lugu, kuidas Google noteeriti börsil. Google omal ajal kui maailma kõige enam kasutatud otsingumootor, kelle ettevõtte moto oligi nagu best search engine ja kui ta noteeriti börsil, siis tema valuation tuli selline, et
et ettevõtte juhtkond oli suure probleemi ees, et mis iganes nende PE suhe oli niimoodi paigast ära, ehk nad olid nii ülehinnatud, et mis iganes, kui kõik sipelgad ka hakkaksid Google'i otsimootorit kasutama maailmas, siis ikkagi nad ei suudaks selle reklaamimüügiga õigustada ära seda valuation'it turul. Ja töötajad, kes läksid hommikul Google'isse tööle, läksid teadma, meie ehitame ja haldame maailma parimat otsimootorit. Ja ettevõtte juhtkond oli tegelikult väga suure ülesandes, kuidas õigustada niivõrd kõrget turuväärtust ettevõttel. Ainukene variant on see öelda, et me ei ole mitte ainult otsimootori äris, vaid me oleme laiemas info korraldamise äris. Ja see võttis ka Google'i jaoks tükk aega enne, kui see kaikus edasi ja sealt edasi kõik võimalikud muud teenused selle ümberringi, ka georuumi sisenemine, ka pilveteenustesse sisenemine, ka kõikvõimalik rakenduste teenuste sisemine. Nad ei teadnud isegi sel hetkel veel hetkekski seda, et nad liiguvad üldse mobiiliplatvormi ärisse. Kõik see tuli alles hiljem ja pärast seda, kui ettevõtte oli enda jaoks avardanud seda mänguruumi ja liivakasti. See võib olla siis ka asi, mis on siis praegu Ragnar Selsiga võrreldud. Teet? Ja mis ma tahan öelda, et muidugi, et see, et mis lisaärid ja kuidas see kreatiivne liivakast, eks ole, võimalikult suur oleks, et see on muidugi võimalus. Aga teiselt poolt, näiteks Eleringi näite puhul, eks me investeerime iga aasta protsendi oma käibest teadus- ja arendustegevusse ja meie hinnangul on see kreatiivne liivakast meie inimestel suhteliselt suur, mis tähendab seda, et tegelikult ideid tuleb päris palju. Ja juhatusel ei ole kindlasti mitte ainult ülesanne see, et mis ärisid veel teha. Laua peal on päris palju ideid, et teha seda ja kolmandat. Et minu meelest tänane maailm isegi veel rohkem nõuab juhatuselt seda, et mida me ei tee. Et meie oleme näiteks defineerinud, et me oleme 100% reguleeritud äris. Meie riskiprofiil on see, me sealt välja ei lähe. Kuigi aastas tuleb üks 4-5 ideed, et teha veel seda, ma ei tea, minna näiteks, ütleme, meil on siin laua peal konkreetne idee, näiteks LNG terminal, et olla ka, see küll ei ole IT-ga seotud, on ju, otseselt, aga et näiteks minna LNG terminali business, ei lähe, eks ole. Näiteks piltlikult samas S-feedi peal, et meie pakume ainult andmevahetuskihte, me rakendusi ise ei tee, mis ei ole reguleeritud äri. Et ka ettevõtte juhtkondadel on veel suurem roll selles osas, et mitte öelda seda, mida me teeme, vaid tegelikult öelda seda, mida me ei tee, sest päeva lõpuks on sul muidu niisugune tohutu portfell, väga-väga erinevaid asju ja see peamine väärtuspakkumine või see, kes sa oled, see läheb kaduma. Margus, mis sinu nõuanne on? Ümber sõnastada oma äristrateegiaid ja saada 1000 uut ideed endale, kuhu liikuda või öelda, et ma tean, mis äris ma olen, ma tean, mida me teeme ja ma tahan seda teha kõige paremini, kõige tõhusamalt. Kumba sina näed? Mina olen seda usku, et äri on alati fookus. Sa pead võtma ja panema oma äri selgesse raamistikku. Iseenda jaoks ütleme ära, et kus see raamistik on. Ma kindlasti toetan seda ideed, et luua seda liivakasti suuremaks ja ma arvan, et üks selline digitaalse ettevõtte märksõna on ka see, et luua selline digitaalne teadmus oma ettevõttesse, et inimesed hakkavad jagama omavahel infot, hakkavad otsima, hakkavad ideid välja pakkuma, hakatakse sellega mängima, et see loob selle pinnase ja võimaluse, kus saada mingid sisendeid. Ja siis tuleb see roll, et siis tuleb hakata väga selgelt analüüsima, kuhu me lähme ja mida me teeme, sest neid võimalusi on nii palju, aga iga võimalus tähendab ka ressurssi ja võimalust ka eksida. Ja sageli ongi, et isegi võib-olla eksimus on nii oluline, aga see ressursi ja aja kulu. Ja sa oled oma kompetentsi piirist selgelt välja, sa ei suuda allata tohutult seda kompetentsi, seda niukest puud. Ja siis ongi see, et samuti luua seda kompetentsi järjest kasutada inimeste teadlikkust ja aru saama sellest digitaalsest know-how'st või digitaalne teadmus. Et see on see oluline asi. Nii et mina olen seda usku, et äri on selgelt ikkagi raamides, tuleb fookusesse võtta, natukene tuleb mängida, tuleb anda ruumi, proovida, katsetada, aga seda tuleb teha kontrollitult. See on minu arvamine. Meil on aastaid on maailma majanduskoostööorganisatsioon OECD, mille liikmeks ka Eesti on teinud oma liikmete seas uurimusi selle kohta, kas ja kui tõhusalt ja kui edukalt ettevõtted, organisatsioonid oma IT-strateegiat ja selle sees olevad projekte ellu viivad.
ja missugused, kas on mingisugused üldised nagu metoodikad ja kuidas IT-d ellu viiakse, on nagu see kõige olulisem küsimus. Ja kui nagu hästi lihtsustatult öelda, siis avastati see, et sõltumata sektorist, sõltumata sellest, mis valdkonnas sa oled, siis igasuguse projekti puhul, nagu me mõistame, hästi triviaalne, iga projekti alguses öeldakse ära, et mis on tema ajakava, mis on tema eelarve ja milline on tema oodatud lõpptulemus. Ja siis hakati analüüsima ja leiti, et 80% kõigist IT-projektidest üle kõigi edukate tippfirmade, kelle käest taheti siis õppida, et milline on see best practice, mida veel edasi anda. 80% kõigist IT-projektidest failib vähemalt ühes nendest 3 valdkonnast. Võtab kauem aega, kui plaaniti, või maksab rohkem, kui plaaniti, või lõpptulemus on hoopis miski muu, kui alguses plaaniti. Ja 40% kõigist IT-projektidest nendes tippettevõtetes OECD riikides failib vähemalt 2 nendest 3 indikaatorist. Ja lõpptulemusena peaaegu 1/4, üle 20% kõigist IT-projektidest ebaõnnestus kõigis 3 kategoorias. Seal on tipptegijad, seal on kõrgepalgalised inimesed, seal on nagu kõrgelt haritud asjatundjad, seal on väga selline korralik motivatsioonisüsteem ümber ehitatud ja sul on 1/5 projektidest vähemalt iga 5. projekt, mis võtab kauem aega, maksab rohkem kui plaaniti ja lõpptulemusena saad sa mingi käki endale, mis ei tööta ka. Nüüd, milline on teie kogemus ja kuidas selliseid olukordi juhtida? Kas julgete öelda, et jah, või ei võta liiga palju riske, see on teine variant, et kui ei tee, siis ei ole mingit ebaõnnestumist, siis on nagu 100% kõik projektid sellest nullist läksid õige eelarve, õige ajakava ja õige tulemusega. Mingi reflektsioon minu poolt, et jaa, ma arvan, et see sinu poolt öeldu kindlasti kehtib ka meile ja meie projektidele, mis puudutavad erinevaid IT-arendusi, eriti kui just seda poolt, mis on selline teadus on palju öelda arenduse pool, eks ole, kus ei ole nagu võib-olla mingi karbitoode, vaid sa sisuliselt ise midagi arendad. Jaa, aga ikkagi ilmselt, mis on teie maailmas, IT-maailmas selline hästi ju nagu omane, eks ole, ehk kogu sihuke agiilne lähenemine ja miks ma seda ütlen just, et teie maailmas omane, et ma ei ole ainult nagu IT-projekte proovinud agiilsetena arendada, vaid ka kõiki teist tüüpi projekte, eks, et ma väga soovitan seda sama Harvard Business Review artiklit Why Lean Startups Change Everything lugeda, et ma arvan, et see on selles mõttes nagu uskumatult nagu hea loogika, mitte ainuüksi tõesti IT-projektidega ja kõigi projektide puhul. Ja ma arvan, et mida rohkem me oleme ka nii-öelda IT-asju teinud, nii-öelda agiilses loogikas, eks ole, et teinud midagi ära, testinud, tulnud tagasi, et meil ei olegi olnud sellist nagu väga fixed budgetit ja fixed deadline'i. Seda paremini ta iseenesest nagu töötab välja ka äri jaoks. Okei, see on nagu hea variant, mida on paljud ka muud nõu soovitanud, et sul on partnerlussuhe, mitte selline fikseeritud eelarve ja ajakavaga projekt. Paraku valdav enamus riigihankeid, kui me räägime avaliku sektori hangetest, ei võimalda sellist asja. Sul peab olema kindlaks kuupäevaks, peab olema pensionisüsteemi järgmine arendus selle hankija poolt, selle eelarvega ära tehtud ja mis oli ka OECD tegelikult üks selline huvitav avastus, oli see, et kui erasektor tunnistas oma vigu, siis avalikus sektoris selgus, et enamus projekte ei ole mingisuguseid probleeme, kõik on nagu õigeks ajakavaks ja õige tulemus ja õige asi ka. Aga selgus, et valdavas enamus avalikus sektoris toimub selline prügivaiba alla lükkamine. Et kui projekt ebaõnnestub, siis ta tehakse mingisugune jätkuleping ja öeldakse, et vaata, teeme mokki, näitame nagu ta oleks olemas. Avame ära, minister tuleb kohale, lõikab lindi lahti või vajutab mingit hiirt või vajutab äpil mingi nupu peale, et ta saaks nagu pildi teha, ära minna ja vaene minister hiljem tegelikult alles lastakse lahti, sest et hiljem saadakse aru, et see asi ei töötanud üldse. Ja see võtab aega. Sel hetkel oli nagu leping oli valmis, kõik oli sõlmitud, keegi kinga ei saanud. Nii et tegelikult neid paradokse on palju. Kuidas teie tunne on, Ragn, sellises ka kontserni tasandil, kus sa enam küll ei tööta, aga kus sul on mingisuguse perioodi kogemus olemas? Kas asjad ebaõnnestuvad, tulevad välja, kas nad võtavad liiga kaua aega või mis see edumudel on?
Me oleme hästi palju seotud ka avaliku sektoriga, nii et me ilmselt näeme seda nii õnnestumist kui ebaõnnestumist hästi lähedalt igapäevaselt. Ja see on päris niisugune, kuidas ma ütleks ilusti, huvitav pilt. Aga see, mis kontserni puudutab, siis see, mis ma ütlesin, et IT Eestis on ette jõudnud, ongi tegelikult see, et kontserni tasandil veel, sinna tuli nüüd uus juht ja ma väga loodan, et ta on hästi sügava infotehnoloogilise taustaga, just Ericssonist pärit nii-öelda. Ja et tema võtab nüüd selle vaate, et kuidas Eestist mööda minna ometigi, et nad natuke vaatavad tahavaate peeglisse veel, ja ma ei hakka siin kritiseerima lihtsalt, et põhjus, miks ma sealt ära tulin, oli tegelikult selge, et ma lihtsalt ei näinud, kuidas mina saaksin panustada sellesse arengusse, mis on juba olnud. Et ma ei oska seda, et ma tahtsin edasi vaadata ja seda kogemust ma sealt ei saanud, järelikult mul ei ole mõtet nagu kedagi kritiseerida, nii et ja Eestis on tegelikult sama probleem paljude ettevõtetega ja ka meil samamoodi, et ega see digitaliseerumine sellest, et ma täna siin nii entusiastlikult räägin ja edasi, et ega me siis ettevõttes kohe nüüd ei olnud kõik tõus püsti, et lähme nüüd, seepärast, et see alaline vaidlus IT ja äripoole vahel, mis käib ja siis vahel need nii-öelda, nagu mulle ka öeldakse, et võtame ühe tõlgi sinna vahele, kes siis räägib IT-keelt, nagu see ei olekski eesti keel. Ja siis tagantjärgi ma nüüd mõtlen, et jumal tänatud, et IT on olnud piisavalt põikpäine, et mitte kõiki asju töösse võtta. Sest meil oleks ikka totaalselt palju jama tellitud, sest äripool on ju see, nad on hästi loovad, müügiinimesed, nad tahaks nagu kõike tellida, nice to have, aga see IT on see, et et kas sellest kasu ka tekib, nii et Ragensel siis võib öelda, et on selles suhtes vedanud, et on üks kindel IT-tiim olnud pikka aega, kes on ikka päris hästi hoidnud nagu näppu selle peale, et ärme lollusi tee, aga samas nüüd nende jaoks järgmine samm on see, et kuidas nüüd tulla sealt sellest nii-öelda kaitsepositsioonist välja ja minna selle digitaliseerimisega kaasa, mis ei ole nende mugavustsoon enam. Nüüd on nagu arendus hoopis teistel tingimustel. Nüüd ei ole nice to have, nüüd on see must to have nagu midagi uut, mida kellelgi veel ei ole. Nii et ma ei tea, ma räägin palju, aga ma loodan, et see on piisavalt selge, mis ma tahan öelda. Margus, kuidas projektid lähevad? Ebaõnnestuvad, võtavad rohkem aega? Teie puhul on tihtilugu see, et tulemus on nagu teada, et nagu, kui see on vähemalt nagu võrgu infrastruktuur, et sul ei saa olla seal nagu faili, et töötab, siis töötab, kui ei tööta. Mul oleks suurim unistus see, et kui ei oleks eelarvepiiranguid ja oleks ajapiiranguid, see oleks täitsa ideaalne. Tegelikult on meie klientidel väga täpselt eelarve paigas ja Eesti kliendid, üldse Baltikumi kliendid on hästi ratsionaalsed, kahe alaga maa peal ja sellist väga palju lõtku ei ole. Ma olen nõus, vahepeal lähevad projektid natuke kauemaks. Eelarvete puhul ei ütleks seda. Et pigem tekivad mingid nüansid juurde, millega peab arvestama, aga sellist, et nagu ehituses, et saab pool aastat hiljem valmis, seda kindlasti ei ole. Aga ma ütlen tõesti oleks hea, kui oleks neid eelarvepiiranguid. Väga hea oleks meie ärile. Nii, tuleme korra veel ringiga teie juurde. Mina olen väga suur informatsiooni asümmeetriasse usku ja ma arvan, et siin saalis on kollektiivset kompetentsi 10 kordades selle teema suhtes rohkem kui siin inimestel, kes siin teie ees on. Ja ma hea meelega kutsuksin nüüd teid oma arvamusi selle sama Digital Enterprise kohta välja ütlema, oma mõtteid jagama või ka küsimusi esitama. Ja selleks, et meie ülekande jälgijad kuuleksid meid, on 2 varianti. Variant number 1 on see, et meil on siin saalis mikrofone, aga kuna need ei ole, siis tõusete püsti, ehitate küsimusi. Mina kordan enda mikrofoni, et ka meie ülekande jälgijad seda kuuleksid ja siis tuleb vastust või kommentaarile reageerimise vorm. Andke palun märku, kes üldse tunneb puudutatuna sellest teemast, mida me üldse oleme täna rääkinud ja tahab kaasa öelda mõne sõna. Erki. Soovid sa midagi omalt? Ehk siis kas digitaliseerimise protsessis on kaasatud kliente, kas need on nende kesksed ja kas need on ka heas mõttes ära kasutatud arendajatena? Kuidas kellegil on? Taavi mainis juba alguses soojenduseks ära seda, et kogu nende äriprotsessi on iga asja tegemise eesmärgiks olnud konkreetne klient koos konkreetse väärtuspakkumisega, aga kas see on nagu teie hüpotees või on nad ise tulnud teie juurde rääkima seda? Ei, nad ei ole tulnud sugugi ise meie juurde niivõrd rääkima, kuivõrd
meie oleme, tõesti, me ju töötame ka enamuses kõik riigihangete põhiselt, eks ole, et kuidas nagu see protsess on, et lähteülesande koostamine. Meie, kuna meil on erinevatele kliendirühmadele erinevad nõukojad, kus käivad siis koos elektri, gaasi, tarkvõrgu kliendid, eks, ja me oleme sisuliselt klientidega lähteülesanded koos kokku pannud ja läbi arutanud, et see parimal kujul siis kas klientide või klientide huvisid nende huvidele vastaks, eks ole. Ja mingitel hetkedel ka teinud hankeid selgelt nagu selliselt, et ka lähteülesanne eelnevalt kellegi tellinud ja siis selle lähteülesande pealt teinud hanke, eks. Et mis ei puuduta nüüd ainult IT-d, aga kõiki me teeme kuskil 300 hanget aastas, et mida parem on selgelt lähteülesanne, eks ole, seda parem on lõpptulemus ja väga paljud asjad ikkagi saab teha ära nagu raamhangete raames, eks ole, või ka teadus-arendustegevuse riigihangete seaduse erandi all, et mis on tõesti siis arendustegevus ka by definition, et me oleme siin väga palju sellel teemal nagu arutlenud, et mis see on ja mis ei ole, kus saab erandit kasutada, eks, kus ei pea tegema hanget, kus peab tegema, et saada just need vabad käed. Et see riigihangete seadus ka peab olema ka väga palju kompetentsi iseenesest nagu selles valdkonnas, et neid hankeid õieti teha, et see tulemus vastaks sinu huvidele, aga see kliendi kaasamine, seda kindlasti kuidagi ei piira näiteks riigihangete. Vabanda, sa ütlesid numbri 300. Ja me suurusjärgus 300 hanget aastas teeme meie, aga mitte siis IT-hanget, eks ole. Aga... Elektrivõrk, gaasivõrk, mis iganes. Kas te midagi muud ka teete peale hangete? Nagu tööpäevi on vähem aastas kui 300? Jaa, ikka teeme, jah. Aga nii on, jah. Kas keegi veel on nii suur riigihankija? Ma arvan, et Eesti Energia kindlasti kontsernina on loogiliselt oluliselt suurem, eks ole, et ma usun, et nad teevad rohkem hankeid kui meie, aga kindlasti ma arvan, et me oleme üks kõige suuremaid hangete korraldajad Eestis. Total. Jällegi täiesti nagu äkki siuke low-hanging fruit hakata redisainima riigihangete struktuuri protsessi, kuna te olete dominantne turutegija mitte ainult põhivõrguturul, vaid ka riigihangete turu üks olulise turujõuga tegija. Et see võiks olla nagu lisandväärtus kogu ühiskonnale, kui teie panusel see muutuks. Kuidas teil on? On kliendid kaasatud toote uuendustesse, innovatsiooni või lihtsalt... Järjest paremini tegelikult, et kui saalis on ka siin, ma ei tea, palju on Raagenselsi kliente siin, kes 1, 2, 3, 4, hakkab tulema. Algus nagu natuke prügifirma klienti. Et ühesõnaga kliente on Tallinnas kuskil 1/3 peaks siin olema meie kliendid. Et meeldetuletus näiteks klientidele, mis me saadame, et üks päev varem, et tooma prügikast välja, see on eramajades rohkem ja nii edasi. Et me hästi palju keskendume tegelikult viimasel ajal sellisele kliendile elu mugavamaks tegemiseks, et jäätmekäitlus ennem ei olnud võib-olla niisugune kliendikeskne toode, et nüüd järjest rohkem me tahaks. Tegelikult me tahame, et kliendid rohkem sorteerivad, järelikult me peame selle mugavamaks tegema, küsima kliendi käest, kuidas seda teha mugavamaks. Et meil on 3 erinevat kanalit, kuidas me seda saame nii-öelda, et meil on 2 sorti soovitusindeksid, millest siis tuleb hästi palju tagasisidet ja siis on 4 on tegelikult, siis on kliendi küsitlus iga-aastane ja siis on veel nii-öelda igapäevased visiidid, mis müügiinimesed teevad kliendi juurde ja kõikide kohustus on tegelikult kogu aeg leida nagu neid arengukohti, leida neid kokkupanemise kohti, et kus klienti saab veel paremini teenindada, et me teeme tihti klientide juures näiteks selliseid, meie nimetame neid auditeks, et kus leida üles see puutekoht jälle, et kus ennast paremini kliendi külge haakida, mitte lihtsalt sellepärast, et kõrgemat hinda küsida, vaid kuidas kliendi kasu suurendada. Et see on päris keeruline alguses jäätmemajanduses nagu sellest rääkima hakata, aga just, et jälle sinna ringmajandusse tagasi jõudes, siis lööb loovuse lahti tegelikult ja kliendil ka samamoodi, et ohoo. Aga nii kaugele ei ole läinud, et kuskil teha mingi äpp, kus kohas Ragn-Selli autod sõidavad, et nagu need Uberi omad siin ütlevad punn. Mulle meeldib, ma ei tea, kas mul on õigus või ei ole, aga et kas see oli turundusjuht või IT-juht, kes ütles, et äpp on juba natuke nagu minevik, et teeme parem kodulehekülje, kus need kõik asjad on olemas ja mis reageerib siis igale sellele seadmele vastavalt. Native. Noh, et kas see nii on, ma ei tea. Minu jaoks on kõige tähtsam see, et kõikidel klientidel oleks hästi mugav. Kuidas osta, kuidas teenuseid nähtavamaks muuta ja nii edasi. Et kas see kliendile mingit väärtust annab, kui ta näeb, et ta auto kuskil sõidab või seal on lausa näha, et kes seal roolis on, et vuntsidega või ilma. Et ma ei usu, et sellele suurt väärtust on.
aga samas, kui IT ütleb ja turundusjuht ütleb, et vot sellepärast hakatakse rohkem ostma, sest näiteks Taxify's on ju väga huvitav vaadata, kus see auto tuleb, on ju. Ja me teame, et lastele... Ja kas on vuntsidega juht? Täpselt. Ja lastele ju, mõnes mõttes sa näed ju seal Vova Žiguliga, on ju, näiteks sa näed ju seda, siis sa juba oskad aimata. Aga mõnes mõttes nagu me saame päris palju tagasisidet igakuiselt lastega perekondade käest, kelle jaoks on sündmus, eriti maakohtades, eramajades, kus meie auto tuleb, on ju, me oleme autojuhte hakanud just koolitama, tee see lehvitus ära ja nii edasi, on ju, räägi lastega 2 sõna, on ju, Facebookis järjest rohkem kirjutatakse sellest, Äkki peaks selle jäätisauto heli ka panema. Täpselt, miks mitte, on ju. Ja läbi selle ja tegelikult see jäätisauto teema ongi, et hiljuti üks pereema kirjutas, ütles, et nende lapsel on nädalas on 2 sündmust. On see jäätisauto tulek ja teine on Raagenselsi auto tulek. Aga kui erinevad tooted? Üks toob prügi, teine viib, eks. Mõlemad jäävad siis nagu pikemalt seisma äkki. Ei, no mõlemad teevad oma jäätisauto, ilmselt seisab pikemalt, aga just see, et kuidas see autojuht seal käitub, on ju, sellepärast, et mõelge kas või enda lapsepõlve peale, siis minu isa töötas mitte jäätmeautojuhina, aga veoautojuhina, on ju. See oli kõige uhkem tunne sinna tema kõrval istuda ja temaga ringi sõita, on ju. Tagantjärgi, kas ma oleks taht ise veoautojuhiks saada, pigem mitte. Aga see tunne just, on ju, vot see on see läbi, mille me siis üritame nagu seda klienti enda külge siduda, on ju. See hakkab hästi väiksest lapsest peale tegelikult, on ju. Aga samas sa juhtis just tähelepanu sellele, et selle arenduse juures tegelikult on mitte infotehnoloogiline, mitte äriline, aga võib-olla hoopis selline nii-öelda emotsionaalne väärtus see, millele tuleb samuti tähelepanu pöörata, ehk see lehvitav juht ei ole kirjeldatav millegi muuga kui organisatsiooni kultuuri, sinu brändiväärtustega ja hoopis muude asjadega. Ja see ei ole digitaliseeritav kuidagi, et ei saa nagu seda papist seda kuju sinna teha, vaid sa pead reaalse inimese sinna panema, aga jah. Margus, kuidas on teie kliendid, kuidas on need, keda te nõustate, kust nad saavad endale uusi ideid, kas seal tuleb ka klientide, kas sa näed seda, et nad tulevad ja ütlevad niimoodi, et noh, et me siin nagu mõtlesime ise oma keskis, siin istusime 3 kõige targemad, nagu me oleme selle firma juhatuses ja otsustasime, et me tahame sellist asja või kas nad tulevad tagasi ja ütlevad ka, et kuule, et meil on siin nagu 1000 klienti, kes on öelnud, et me võiks nüüd sellist asja saada. On nii ja naa. Üks asi, mis kindlasti ma näinud on see, et ikkagi tullakse sellise diskussiooniga. Võib-olla Eestis mitte nii palju, aga näiteks me Soomes tegime ühe väga põneva sellise tsükli, ehk et me töötasime välja sellise programmi, kus me nõustasime ettevõtteid, ettevõtte juhte ja andsime neile tööriistad selle sama asja juurutamiseks, Digital Enterprise'i põhimõtete juurutamiseks. Ja seal tekkisid küll väga huvitavad diskussioonid ja need sellised tagaside oli põnev. Aga ma arvan seda, et me pigem oleksime selline